ma arvan, et uued šokid tulevad, et mul on endal, et mis mina arvan, et suur šokk saab olema see sama sinu päevakorra viimane punkt, tehisintellekti tulek, et see tõenäoliselt viib inimkonda kõvasti edasi, aga kuna ta nii palju muudab, siis lühiajaliselt võivad tekkida ühiskondlikud vapustused nagu industrialiseerimise puhul, et need käsitöömeistrid ja see tõi kaasa paljude inimeste vaesumist ja muid asju, et ma arvan, et ära seda karda, et need šokid ei saa läbi, et see on lihtsalt jälle täpselt nagu sul ette kujutud. Igasugune tegevus koosneb mingitest toimingutest, mis on nagu jadas, et ma ei tea, mina kutsun enda jaoks, minu nagu elutooria on see, et sul elu koosneb nagu mängudest, et sul on kergem nagu vaadata maailma, kui sa ütled, et sa pidevalt mängid mingeid mänge, et mäng on niisugune semantiliselt selline nagu lapse asi, et sa mängid mänge töö juures, et mängid mänge kusagil mujal, võib-olla me mängime mängu, et ma ei tea, ma üritan siin praegu lõigata sotsiaalset profiiti või ma ei tea, miks ma siia tulin, et tõenäoliselt on mingi sisimas mingi mäng on, et miks ma seda teen, et aga sa tõstad ennast nagu nendest mängudest väljapoole, ütleme, sa tahad mängus olla hea karakter, isegi kui sa kaotad, et siis sa õpid ja lähed edasi, et sa ei solvu või sa ei karda või et sa pead kuidagi nagu sellest üle saama, et mulle tundub, et inimesed võtavad liiga palju asju nagu isiklikult või isikustavad neid asju. Aga kõige lihtsam asi on täpselt, et kui pöörduda tagasi nagu väikeste väärtuste juurde, nagu ma ei tea, kolleegiga juua õlut peale, mitte ma propageeriks, ma ise ei joo, aga peale tööd või niisugused, ütleme, mõelda selle peale, et kuidas lapsed parema hariduse saab või nagu fookus peaks olema see, mis niisugused väiksed asjad, ma arvan, pikas perspektiivis viivad edasi, eriti uuemad põlvkonnad. No, ma tahaks ikkagi öelda seda, et sul on lihtne seda kõike rääkida. Lihtsam kui näiteks mul, sest et sa elad Šveitsis, see on eemal, esiteks on eemal nii nendest võib-olla suurtest konfliktidest, on stabiilsem ühiskond. Mina olen mõelnud, et Saksamaa uus relvastumine on tohutu oht Šveitsile. Et ma värisen lausa, kui ma kuulen, et no näed, sinu ellu on ka hiilinud sisse uued hirmud. Fritsud, et kui te pilti annad neile relvad kätte, et vaata, mis nad on maailmas teinud, et Pariisi on ära vallutanud ja isegi Eesti on ära vallutanud ja peaaegu olid Moskva all juba ja see on minust kohutav idee. No, me siin naerame ja kunagi ei tea, mis tulevik toob, eks ju. Aga ikkagi, et see võib tunduda natukene nagu liiga muretu või selles mõttes, et hästi kihvtid mõtted. Ja ma arvan, siit on nagu väga palju oleks reaalselt võtta, kui nüüd oleks, et keegi võtab neid mõtteid üle. Aga sa sellest ikka saad aru, et hirmufoon on nagu reaalne Eestis. Sa tajud seda ju, kui sa käid kas või pangas, inimestega räägid seal, ma eeldan, et seal on ka ikkagi nendel korrustel tunda hirmufooni. Jah, ma saan aru ja ma saan aru ka, mis see peamine põhjus on. Peamine põhjus on see, et kui sa räägid kogu aeg samasuguste nagu sa ise, et siis sa võimendad seda, et see on see sama teooria, et tavaliselt väikse saare elanikud, kes omavahel seksivad kogu aeg, kipuvad nagu halbu mutatsioone tekitama ja kipuvad nagu hääbuma, et see, ma saan sellest aru ja võib-olla see nagu ongi põhjus, et ma ise tahan, ma ei ole ka see, et ma olen kapseldunud Šveitsi, et mul ei ole seal ju mingisugust niisugust kohalikku kommuuni, et ma seal väga nagu mõtleks nagu šveitslane või väga väriseks ka sakslaste uusrelvastumise pärast, et ma lihtsalt nagu jälle mõtlen tõenäosuslikkusest, et kus ma arvan, et see täitsa olla, et anna neile relvad, tuleb uus ideoloogia, demokraatlik süsteem, et miks ei või juhtuda, muidugi võib juhtuda. Ja see oli päris huvitav, mis sa ütlesid, et tegelikult meil on tekkinud juba geneetikahäired meie mõtlemises. Just mõtlemises, et ma ei taha nagu kuidagi halvustada või midagi, aga see natuke toimib samamoodi, et selle nimi on, eks ole, groupthink või pane kokku. See on minust täpselt see, et miks pankurid ei tohi kogu aeg omavahel olla ainult, et muidu nad ongi niisugused, mõtlevad, et maailm ongi nagu ainult pangaseisukohalt ja nad hakkavad vigu tegema. Siis autoritaarsusest see siin Saksamaa osas, no ühesõnaga see oli ilmselt selline lihtsalt mõtteharjutus, mis sa tegid. Ei, see oli näpunäide Välisministeeriumile. Aga kui vaadata Ameerikat praegu ja Trumpi kõnepruuki ja ega see Vance ka selline
kui seda lihtne poiss ei ole ja kogu nagu see kamp, kes seal juures toimetab, siis kas on variant, et me kaotamegi ühe suure demokraatliku riigi? Ega sa jah, selles mõttes ma olen nüüd nõus, et nende inimeste taust kõigil on nagu äri pigem. Ja on isegi Vance on ju ettevõtja olnud ja nii edasi. Ja äri tegelikult ei ole demokraatlik, et ega LHV meil on aktsionäride koosolek, aga seal ei maksa mitte käe olemasolu, vaid maksab mitu aktsiat sul on, ja mõni üldse ei pääse sinna, kellel aktsiaid ei ole. Mis kaardid on kellelgi käes? Jah, täpselt, see on väga õige, et täpselt, mis kaardid on kellelgi käes, see oli väga hästi öeldud, jah. See ongi nii, et ja selles mõttes ma seda aktsepteerin, et teatud risk seal on, jah. No mis see meile veel tähendaks, eks ole? See ongi see, mis meist saab. Jällegi. Vabandust, ma nüüd lisan veel siia küsimusele nagu selle mõõtme, mis sa tõid, et meil on Ameerika ja Hiina, 2 suurt tegijat. Hiina on juba autoritaarne riik. Jah. Ameerika ei ole täna autoritaarne riik. Võib-olla midagi juhtub halba, ma ei tea, Trump jääb sinna veel lisaks 4 aastaks ja on juba selge, et asi on käest ära ja nii edasi. Nii, sellisel juhul on meil valida 2 justkui autoritaarse suuna vahel ja Euroopasid vahelt üldse välistasid, et see pole üldse midagi. Sest justkui on tunduma hakanud, et võib-olla see Euroopa on siis veel viimane, kes jääb neid vabadusi hoidma. Mina ei ole sellest kindel, et mulle jälle nagu, võib-olla ma tunnetan rohkem seda survet, aga see Euroopa vabadus on vabadus, aga täpselt sulle surutakse peale võõrreligiooni natukene, et ütleme, LHV täna on vanas mõistes Nõukogude Liidus olid 2 sorti ettevõtted, kõik olid riigiettevõtted, eks ole, aga osad allusid Eesti sotsialistliku Nõukogu Vabariigi valitsusele ja siis olid üleliidulise alluvusega ettevõtted nagu Tvigatel ja need pahad, et ütleme, kes allusid otse Moskvale. Üldiselt need pahad, et need olid nagu said võib-olla rohkem ressursse ja nii edasi. LHV täna on, me allume otse, me oleme üleliidulise alluvusega ettevõtte, allume otse Euroopale. Ja ma arvan, et need ütleme, see ideoloogia, kui ta käis läbi kohalike võimumeestega tookord, et siis natuke ta nagu omandas mingi kohaliku niisuguse näo või filtreeriti läbi. Aga me oleme selles mõttes jah nüüd otse nagu selle all ja ma tunnetan nagu seda, ütleme, ideoloogiat nagu rohkem. Väga targad inimesed on, et ma ütleks, et need, kellega me suhtleme, on intellektuaalses mõttes on oma Eesti kolleegidest peajagu üle. Aga ma kardan, et see võis olla tookord ka niimoodi, ma ei tea, mul puudub kogemus, aga võis tookord olla ka nagu Moskvas niimoodi, et ega Venemaal on palju tarku inimesi alati olnud ka, aga ikkagi, ma nagu ise mõtlen, et kas see ikka on nagu täiesti vabadus, et minu jaoks on, ta ei ole nagu okupatsioon, aga ta on ikkagi niisugune nagu personaalses suhtes seda kutsutakse ahistamiseks. Et kui keegi sulle surub peale nagu, mitte tingimata jõuga, aga kuidagi vaimne ahistamine, ütleme.